Aitäh ja tere tulemast siia Muhu Väina regati avatseremooniale. Mul on tõepoolest suur hea meel, et sellel aastal see 58. Muhu Väina regatt algab siin Tallinna merepäevadel. Ehk Tallinn oli ja on merelinn ja Kalevi Jahtklubi, mis asub siit mitte kaugel, siit peaaegu et on näha. Kalevi Jahtklubi on Eesti purjetamise jaoks üks oluline klubi ja Muhu Väina regatt on alanud kunagi Kalevi Jahtklubi initsiatiivil. Selle tõttu mul on eriliselt hea meel, et Kalevi Jahtklubi aastate jooksul on kogu aeg Muhu Väina regati korraldajate seas ikka jälle olnud ja teeb seda koostöös Pärnu Jahtklubi Saaremaa Merespordiseltsiga ka seekord. Ja oma klubi kohta julgen ma öelda seda, et meil on viimasel ajal väga hästi läinud. Me oleme äsja omandanud uue osa Pirita jõe akvatooriumist. Me sadam on suurem, meile mahub rohkem jahte ja meie purjetamine läheb järjest paremaks. Ja kui Muhu Väina regatist rääkida, siis Muhu Väina regatt on midagi sellist, ilma milleta ükski purjetaja Eestis oma suve ette ei kujuta. See on selline asi nui neljaks perekonna plaanides. Muhu Väina regatt on sees ja sellega peavad kõik pereliikmed arvestama. Muhu Väina regati ajal, olgu see siis meespurjetaja või naispurjetaja, teda kodus ei ole, tema on Muhu Väinas. Ja ma julgen oma kogemusest öelda, et Muhu Väina regatt on täpselt paras puhkus. Et kui sa purjetad läbi ühe Muhu Väina regati, siis oleksid nagu kuu aja maismaa puhkust võtnud välja. Ja Muhu Väina regatile tasub tulla ka siis, kui sa ei purjeta, sest et sadamates käib selline paras trall ja möll, et see jääb lihtsalt sulle meelde. Teist võimalust ei ole. Ja ausalt öeldes mul ei olegi rohkem siinkohal öelda, sest et tööd teevad need selle nädala jooksul, kes ei purjeta. Need, kes purjetavad, on Muhu Väina regati. Dear sailors, dear our neighbors from Lithuania, Latvia, Russia and Finland, on behalf of Pärnu Yacht Club, I welcome you at this Muhu Väina regatta and I wish you all the very best and fair winds. And I am sure that I can welcome you, greet you on Thursday evening in Pärnu. See you there. Jaanis räägib nüüd läti keel. Lugupeetud president, Jahtklubi Liidu president ja regatilised pealtvaatajad. Mul on hea meel Saaremaa Merespordiseltsi poolt tervitada teid, kutsuda. Ma pean Muhulasele ütlema kõigepealt kutsuda teid Kuivastusse ja usun, et seal on kuiv ja seal saab astuda veidi kindlal maal ja edasi sõita siis Roomassaarde, Kuressaarde. Aitäh ja tere õhtust. Tervitusi tuli siin nüüd hulganisti mitmest klubist ja lausa mitmest keeles. Minul on see rõõm ja õnn tervitada kõiki nii Eestimaa kui ka välismaa purjetajaid Eesti Jahtklubide Liidu poolt. Ja ehkki praegu siin ülearu palju purjetajaid näha ei ole, siiski on näha ja tunda seda iga-aastast magusat ootusärevust, mis alati eelneb meie Eesti purjetamise suurürituse, meie purjepeo Muhu Väina regati stardi eel. Muhu Väina regatt teatavasti on üks suuremaid ja pikima traditsiooniga spordiüritusi Eestis üldse ja järjest enam on ta ka arenenud. Regati tase on tõusnud, osalejate arv on tõusnud ja tore on see, et ka meie ühiskond, meie avalikkus on hakanud mõistma selliste suure sündmuste nagu Muhu Väina regatt on tähtsust ja olulisust ka majanduselus ja üleüldse igapäevaelus ka. Ja seda kinnitab see fakt, et läinud aastal 2014 Muhu Väina regatt sai Lääne-Eesti turismiarendaja tiitli. See on nüüd küll aplausi väärt.
saab sooja natukene vihma käest. Aga olgu nende tiitlitega nagu on, Muhu väin on täna väga tugev ja heal tasemel, aga meie roll ja kohustus on mõelda ka sellele, et see oleks ka kümnete ja mitmekümnete aastate pärast. Selle peale peame mõtlema ka täna ja see on ka üks põhjusi, mis me täna seda Muhu väina regatti avame siin Tallinnas, Tallinna merepäevadel. Teatavasti me ju teame, et Tallinn ei ole mitte Muhu väina sadamalinn, vaid hoopis meie põhjakaldal. Aga peame kaasas käima oludega, me peame tulema oma purjetamisega rahvale, publikule lähemale. Me kõik soovime, et alaga tegelejaid oleks järjest rohkem. Me soovime, et ala toetajaid oleks järjest rohkem. Ja me ei saavuta seda, kui läheme kuskile kaugele mere peale nurga taha, et keegi ei näe, ei tea, mis seal sünnib. Seetõttu olemegi me täna siin, seetõttu võib-olla järgmistel aastatel oleme jällegi kuskil teises kohas, et olla aga rohkem ja rohkem nähtavad. See oli see.